No tere jälle siis, alustame nüüd videot. Ega midagi siin erilist rääkida pole. Täna on pühapäev, ma ei tea, mitmes 26 aprill on täna. Ja nii ongi, eile käisime siis matkal, päris pikk matk oli. Et kokku tuli siis äkki, noh seda matka nägite eelmist videost lõpus. Aga kokku, ma ei teagi, 4 tundi või? Midagi sellist, vist läks rohkem, 5 või 6 tundi äkki. Ma ei oska nüüd öelda, ma ei tea, igatahes 5 tundi vist läks, võib-olla läks ikka 4. Aga ikka räige. Ta Aurelia matkas seal ka päris hullult, Daniel oli kogu aeg esimene, temal polnud mingit probleemi, see oli põhimõtteliselt 600 meetrit, ainult mäkke tõusu läksime. Ja no ikka oli, see tatsamine räme, vahepeal ma tassin Aureliat küll natuke kukil, aga enamus aega ta tatsas ise. Ja üles minemine oli raske, aga alla tulemine oli hullem, sest siis hakkasid jalad, põlved tööd tegema, siis hakkasid põlved natukene isegi tunda andma. Parem põlv andis mul millegipärast eriti, ma ei tea. Aga jah, tehtud ta sai, ülivinge oli, ülivana kaevandus seal küll on. 4500 aastat vana on see, aga seal on 1888 aastal on ka midagi juurde tehtud, kaevandatud veel. Et jah, et kokkuvõttes see on vist äkki vanim kaevandus siis Asturias. Et väga vinge oli see matk, kõik olid väga rahul, et jah, see oli tore. Siis eile pärast matka mõtlesin, korra teen kiire striimi, mingi pool tundi, maks tund aega, et väga pikalt ei viitsi, aga asi läks veits käest ära. Eile tuli juurde, eile tegime mitu rekordit siis nii-öelda. Kogu summa on nüüd 6580 eurot ja 24 senti. Need on kõik summad, mis eile tulid. Lihtsalt miks diskiraikod 2 korda on, sest et vahepeal arvutasime need asjad kokku ära, et saaks ilusti 6200 peale summa. Ja R-Rets siis tegi ennem striimi algust, tegi tona. Kahjuks ei tea, kes ta siis oli lõpuks striimis, minu meelest ta ei käinudki. Aga no ju mingi vaataja, siis aitäh talle. Ja jah, siis näete, siin summasid. Jantek tegi 20, minge subscribe'ige Silver Lutale, minge vaadake tema kanalit, ta ostis uue tsikli endal alles, seal on tal uuest tsiklist video olemas juba. Jürgeva meil siin tuli, tegi endal ilusaks numbrid. Mis siin toimus siis? Igatahes Elari tõmbas end, siin pani 80, tõmbas end 500 peale ära ja siis pani veel numbrimängu, pani 505 juurde, ehk siis siuksed huvitavad summad siin. Diski Raiko tegi siis ühe päeva, siin on nüüd ühe päeva kogu summa ühe inimese kohta 502 eurot ja 3 senti. Varem oli Jürgeval see 411 eurot ühe päevaga, ühe striimiga tehtud tona. Nüüd tuli Raiko tegi 502 ja ühe päeva rekord, kus terve striimi ajal summa tuli siis 839 pluss need summad, ehk siis mingi 846 eurot, 45 eurot. Et päris, 46, päris vihaselt tuli. See ikka tõmbas ikka päris rämedalt ära siin. Et siuksed summad siin, Mikk ja Madis hakkasid kuidagi korda mööda summasid kandma. Siin oli päris räige. Põhimõtteliselt me striimis midagi muud ei vaadanudki kui ainult seda. Ma ei näidanud isegi oma nägu enamus aega. Sest et mehed hakkasid nalja siin tegema mulle. Hakkasid naljakaid summasid kandma, et ma peaks arvutama eriti raskelt. Päris mitu korda läks sassi ka Madisel vist. Madise summasid läksid valesti, siis see mees suutis mul lammutada siin igast komakohtadega numbreid ja nagu Milman ütles, siis ma näen unes ka neid komakohtasid. Et siuke, et jah, räigelt tuli. Ma ei arvanud, et ma arvasin, et ta 6000 piiri jääb, aga nüüd on meil veel 25 päeva jäänud, siis kui töökoja saab, millal meil seda raha vaja on, seda ma täpselt ei tea. Ennem 25 päeva arvatavasti. Siin osad on öelnud ikkagi, et ma mõtlesin, kui see on töökoda käes, et siis ma rohkem nagu tonasid ei kogu nii-öelda saan selle konto ära kustutada, see on nagu lisakonto tehtud sinna LHV-sse. Aga osad on öelnud, et võib ju lahti hoida. Et ma arvan, kui ma nüüd töökoja saan, ma ei hakka igapäev striime tegema, aga siis äkki hakkabki mingi reedeti või niimoodi, et kui töönädal läbi ja reede, siis kui mul tööpäev see läbi on, siis teeme striimi ja võib lahti hoida, ma võin seda ju lahti hoida, seda
seda tonamist või siis seda kontot, et või noh, kunagi ma ei raiska seda raha ära mingite muude asjade peale elu jaoks, eks ole ikkagi, et siis kas kunagi tulevikus osta mingi roller, mida ma räigelt tahaks teha ja rollule siis mingi kangem tuuning teha, et mitte lihtsalt osta silindrikitt ja lüüa peale, vaid ja vänt uus panna, vaid ikka niimoodi, et võiks seal portida ja lihvida ja teha, et kui vänt on nii kange, lai, et siis ta ei käiks vastu seda mootorit või mootori, noh, ütleme mootorit siis, et tal on seal vaja liikuda ja noh, kõik siukseid asju, et teeks siukseid asju, mida pole kunagi teinud, et kulutaks siis nii-öelda raha selle peale. Või siis teeks mingit ägeda video, challenge'i või mis iganes, et ostaks selle raha eest mingi tsikli, mingi või rollu või ükskõik mida ja teeks mingi tripi kuskilt, näiteks mul on siit 300 kilti Portugali või siis 400 kilti Prantsusmaale või siis üldse, vahet pole, ma ei pea riigist välja minema, ma võin ju Hispaanias ka lihtsalt sõita otse lõunasse kuskile, avastada, ükskõik mida teha, et midagi siukest välja mõelda. Tegelikult mulle täiega meeldib YouTube'is praegu need cheap car challenge'id, cheap motorcycle challenge'id ja asjad, et ostetakse mingid pannid ja siis põhimõtteliselt minnakse trippima. Et tahaks siukest asja teha, võib-olla koos Pabloga, et mõlemad ostame endale mingid odavad rollud, peldikud, 125-sed näiteks või 50-sed vaatame ja siis sõidame kuskil lõunasse või Portugali näiteks või mingi siukse ägeda tripi võiks teha ja videoseriaali. Selle võib-olla peaks tegema, vaatab, mõtleb, pool inglise keel, pool eesti keel, mu inglise keel on suht räige, aga streamis olen ma pidanud seda rääkima, kui Pablo on siin käinud ja pole hullu. Kui saab aru, millest ma räägin, siis on juba hea küll, et siis Pabloga saaks võib-olla teha ingliskeelse mingi siukse tripi video näiteks. Aga noh, see on kõik tuleviku teema. Millal selle jaoks aega on, ju? Kuidas töökoda üldse käima läheb? Võib-olla ei olegi seal aega algul, noh, võib-olla ma pean nii rämelt rapsima seal. Loodetavasti ma pean rämelt rapsima, et oleks ikka tööd ja saaks raha nagu vaikselt teenida. Siis, kui on juba piisavalt raha, siis saab hakata mõtlema, vabamalt võtma ja mingi siukse mõnepäevase tripi teha kuskile lõunasse või kuskile. Noh, okei, nädalase vähemalt, sest mõne päevaga rolluga sinna ära ei sõida ikka. Tegelikult sõidab, aga see on räme sõit. Autoga tuleb ühe päevaga tagasi, aga see ei ole selle asja mõte. Vot, aga praegu mul ei ole rohkem midagi rääkida. 25 päeva töökojani, väidetavalt siis ma võiks hakata seal tööle, aga praegu on vaikus. Eile ei teinud midagi, täna tööd ei tee, natuke väss on sellest matkast. Aga vaata, mis edasi teeb, eks midagi teeb. Vot, 30. aprill pole nii ammu klippi teinud siis, päris mitu päeva järjest, et 4 päev ka veel ja tabelis ei ole midagi muuta, ma olen vist 1 või 2 korda siin streaminud, aga siis on nullipäevad nii-öelda olnud, et me oleme ikka 6600 juures põhimõtteliselt. Aga noh, see, mis viimati toimus, see oli räige ka, nii et võtame rahulikult, toibume. Siis, mis veel? Bemmiga uus filter küljes, siis on vaja siin rihm vahetada, rihm on mõraline, see on olemas nüüd, jõudis täna kohale, siis sai siia, noh, siin on terve külg laiali lammutatud, on ju, et saada küünalt vahetada, küünla jaoks siis kõik plastikud eest ära, et siia ligi saada, ja siin on siis küünal peidus, et küünalt veel kätte saada, siis olid mõlemad jahutusvedelikud torud vaja lahti lasta, et ruumi juurde saada, ja siis kuidagi sealt, kus see on nüüd, ma ei näe, mida ma vaatan siin, siis sealt see kätte saada. Et ütleme nii, et jah, päris palju lammutamist. Mis veel vahetatud sai, mitte midagi, võib-olla uus tross sai paika pandud praegu, siia nüüd ots vaja veel teha siis, kui kõik kokku saab, sest et alt poolt, paneme lambi põlema, allpool on nagu näha, siin on seda keevitatud juba, seda reguleerida ei saa põhimõtteliselt siin midagi, et siis on nii, praegu ei ole midagi teha, et vaatame, kui saab kokku hakata laduma, kui esimordi saab, siis saab ka siin enam-vähem õige pikkuse panna. Siis, siin rattal on nii palju manti lihtsalt, noh, siin on mingi räme suur ABS-i pump, siin on põhimõtteliselt, no kõik on elektrit ja mingid manti täis, siin on mingi aju,
siin on vist see, mingi häkk tehtud juba, midagi kokku pandud, siit saab vist veakoode või mida iganes lugeda, siis siin on mingi aju, no see on räigem kui auto põhimõtteliselt, siin on nii palju asju lihtsalt, et kohutav ja terve see elektroonikat täis ja siis on vaja jahutusvedelikku lisada, sest see on põhimõtteliselt tühi, seal põhjas midagi paistis veel. Ja siis on õli vaja vahetada ja õlifilter, need on kõik olemas. Aga selline see on, nii et mingi hetk võiks see amordi ka nüüd saada, ta pidi vist uue otsima kuskilt BMW-st originaali või mis iganes. Ma ei tea, mida ta lõpuks välja mõtleb. Ja jah, sellega ei olegi, siin praegu rohkem midagi erilist ei ole. Siis on meil siin siuke vinge vill 2021 aasta Honda Africa Twin 1100 automaatkastiga. Peale hüppasin, ma ei osanud sõitagi, sest et siin on käigukast siis TS, siis saab panna selle drive'i peale neutraal. Martin kohe oskas öelda, et siit siis saab kuskilt käike vist vahetada, kui manuaali peal on. Siis siin on nii palju, ma ei ole mitte midagi ise veel jõudnud uurida siin. Igatahes 27, ma tõmbasin seda, vaatasin armatuuris, läks parki tuli põlema, põhimõtteliselt siin ongi, kui ma nüüd tõmban seda, siis on see käigu või käsipidur, eks see käib kuidagi peale, pole aimu kuidas, aga väga, väga fancy bill, siin on veel mingi selline asi üleval ja et väga, väga hull asi, väga vinge asi, selles mõttes, et süüksega oleks päris pull trippida. Nüüd ongi, ta on Šotimaalt, ta läheb kuskile nüüd Iirimaale vist sõidab, nüüd paneb siit edasi kohe, et mitu palju trippe teinud, siin on siis vaja õlifilter vahetada, siin on 2 filtrit, üks on õlifilter, teine on käigukasti filter, need lähevad vahetusse, siis on õhufiltrid 2 tükki, üks on siin pool, teine on teisel pool paaki, siin on siis vaja kõvasti lammutada, seda saab huvitav olema, sest et oi kui kitsas. Ma loodan, et siin saab kuidagi kätte, kui rauad küljes on. Arvatavasti ikka saab, et plastikud ära tõmmata, et põhimõtteliselt see küljeplastik maha, teise poolt küljeplastik maha, ideaalis võiks olla ja siis saab ligi ja põhja all siis põhjakaitseestera, siin on käigukasti filter, seda on ka natukene huvitav kätte saada, et küll saab, siin on Bolt, et lammutamist saab olema ja siis kett õlitada, puhastada, kontrollida nii-öelda. Aga kett, ütleme nii, et ega see pole eriti armastus saanud, see on päris jäik ka siin, et vaatame, eks äkki saab natuke paremaks, ta läheb siin mingi hetk ära nüüd 10. peab valmis olema, mõtlesin, homme saab valmis, aga vaatame, räägin talle keti seisukorrast ka, eks ma puhastan ära, vaatame, eks parem saab, aga näis, mis ta arvab, et päris kole on see kett siin küll selles mõttes. Ot, ja mis veel, siis töökoja teemadel on nii palju, et seal on ka asjad liikunud natukene, teisipäeval sai advokaadi juures käidud, näidatud rendilepingut, siis varem juba reedel ära saadetud, eelmine reede siis ta vaatas üle selle põhimõtteliselt igasse punkti või oleks võinud mingeid, või võiks lisada mingeid muudatusi õigemi siis teha punktidesse, et suht jah, siuke omaniku poole kalduv leping, aga see on tavaliselt ikkagi, niimoodi tehakse. Ja siis jah, igast asju seal, seal on palju asju, mida muuta, et kõigest tegelikult ei viitsi millegist rääkida, eks siis kui kunagi tehtud saab, eks siis võib kokku võtta mingi eraldi osa teha, mis oli lepingus ja kuidas esimene leping oli ja milline lõpuks jäi, et näis. Ja siis ma kirjutasin ära omanikule, küsisin Juanilt omaniku numbri, WhatsAppi kirjutasin, siis omanik oli helistanud Juanile ja öelnud põhimõtteliselt, et ta tahab ikkagi minu advokaadiga otse rääkida ja siis täna nad tegid siin neljapäeval nüüd vist kell 5 tegid kõne, nüüd on pärast 5 läbi, et ma ei tea, kas nad, millal ma teada saan, kuidas mulle see teada antakse, võib-olla Juanile räägitakse, Juan räägib mulle edasi või siis ideaalis võiks olla see, et juba tuleb uus leping, kus on mingid muudatused sisse pandud, aga homme on reede ja 1. mai siis ei tööta miski ega keski.
Vot sellega on nii, täna käisime ka Hanni juures seal töökohas, sest et nüüd on see projektitüüp, üks uus, kes teeb projekte seal ringi. Tema nüüd teeb eriti hästi, et praegu on 2 eraldi ruumi, tema tahab, et nüüd oleks üks ruum ja teeb kõik niimoodi, et põhimõtteliselt omanikuvahetus tuleb 1 ruumi peale, mitte et 2 ruumile teeme eraldi omanikuvahetused ja mis iganes. Ja siis veel jah, ma näitasin paberid ette, ta pildistas kõik ülesse ja me käisime Pabloga siis töökoja või seal linnavalitsuses, maksime omanikuvahetuse maksu ära 103 €. Et ju sellega on ka kõik, et ei ole rohkem mingeid asju vaja maksta, nagu algul taheti mingi avamise asju teha ja mida iganes seal keeruliseks ajada. Et äkki saab omanikuvahetusega, nii nagu loogiline oleks. Mida veel huvitavat siin rääkida võib? Selles mõttes töökojas töö käib, mingi aeg nüüd lähme sinna, ma teen mingi nii-öelda mõned tunnid seal tööd, vaatan, kuidas asjad käivad seal, vaatan, kus asjad asuvad, täpselt ei tea millal. Mingi päev pärast, kui Pablol on kella 4-ni tööd, tal tuli välja, et tal järgmine nädal ka kella 12-st kella 8-ni, siis natuke jama, et võiks üks päev, kui tal kella 4-ni on, siis pärast 4 lähme paariks tunniks sinna ja siis Pablo tõlgib mulle paremini asju. On natuke kergem. Birgitiga saaks ka, aga Birgit nii palju tehnilist sõnavara ei oska veel, et siis on nii. Aga jah, täna valmistas selle uut ratast ette, oli uus ratas ära ostet, või uus keegi oli ratta endale tutika ostnud. Ja jah, et elu käib seal. Kõik läheb hästi, kõik on mõnus. Varsti tuleb siis see nüüd töökoja müügileping ka. Täna andsin talle mingid infot jälle, et siis ta laseb vist omal sellel Historial need ära teha, selle müügilepingu siis hakkame sellega tegelema ja ei, kõik sujub, kõik läheb. Juan ütles et põhimõtteliselt 21 mai tema lõpetab ja kohe järgmine päev võiks ma tööle hakata, et tööd on rämedalt, et kohe hakata lahmima seal, et ideaalis võiks sinna võtta kellegi tööle ka, et ütles, et tööd on praegu vaiksed kuud, käibed on päris räiged, 1. jaanuar, veebruar, märts, mis ta näitas seal jälle vihikus oli märkinud endale. Aga ütles, et need on vaiksed kuud, et mina tööle hakkan, siis on see kõige rämedam suvi peal. Vot, aga jah, see, kes projekti teeb nüüd, see on ka ta klient, nii et tal on mingi Honda 250 Honda. Et klient siis jälle, mulle ka, aga ega midagi, juttu on tegelikult nii palju, ma ei oska praegu lihtsalt rääkida ja ma ei hakka nagu aega raiskama selle peale, et võtaks kunagi kõik spets kokku eraldi, nagu saabki lepingutest rääkida ja mis iganes, kuidas midagi toimub seal. Et kõik kindlustused, asjad, mis seal praegu töökojal näiteks on, need tulevad siis minu nimele ja kõik võtan üle, ma ei hakka seal midagi muutma, mitte midagi. Nii nagu on, töötav värk, ma ei hakka seinest värvima, ma ei hakka midagi remontima, kohe plaks sisse tööle. Võib-olla natukene siit asju kolida alguses tööriista käru ja mis ma siit mõned asjad kaasa võtan endaga, aga ega rohkem midagi, et kohe ikkagi lahmima hakata seal. Oot, aga jah, tööd pidi olema nii rämedalt, et jube ja Juan ütles ka, et võiks sinna appi tulla, et seal ikka tööd praegu ka juba saab teha täitsa. Aga vaatab jah, et töökojaga peab seal mingi aeg tutvuma minema ja tegema proovipäeva. Aga praegu on kõik. Arvatavasti võib-olla filmin midagi, võib-olla mitte, eks näis, kuidas läheb. Aga jah, ma hakkan streamima ja Aafrika Twinil hooldust tegema siis kerget. Vot, 2. mai, mis siin toimunud vahepeal on, igast asju selles mõttes, et eile reede hommikul kirjutas mulle omanik, et saame kokku, räägime juttu, siis saime, 1. mai oli vaba päev, siis saime kokku seal kõrval külast tema, kus ta ise elab, mingi 10 minutit minust siit töökoja poole sõita. Ja Pabloga läksime sinna, läksime baari, istusime kohvikusse õigemini, võtsime kohvit, Pablo võttis õlut ja jutustasime seal siis põhimõtteliselt meil minu advokaat ja see omanik siis rääkisid, aga minu advokaat oli talle öelnud, et kuule, et mul on kiire ja mingi suht lambi jutt oli, nagu täiesti eriti haige värk. Ise ma küsisin oma advokaadilt, millal talle sobib, et helistataks, sest et 1. mai talle ei sobinud, kuna siis ta ei tööta. Siis ta ütles, et see helistab kell 5 mulle omanik. Ja pidi jutt olema siuke lihtsalt, et mul on kiire, et ei ole aega rääkida, mingi väga lampna. Igatahes rääkisime siis selle lepingute teemadel ja asjadel seal töökoja omanikuga.
mitte pinnaomanikuga siis, pinnaomanikuga mitte. Aga igatahes on plaan see, et no näitasime, rääkisime, mis ma tahan seal lepingus muuta, mingeid asju ja Juan sai kõigest aru ja ta ütles ka, et kui tema võitis selle ruumi kunagi, siis oli seal mingi teine vend, kes seda üüris talle, et seal perekonna käes oli, sugulaste käes, aga see oli mingi siuke vend, kes surus talle seal põhimõtteliselt peale, ütleski, et võtad või ei võta ja ongi kõik, et tal ei olnud siis aega seda üle kontrollida, lepingut süveneda sellesse ja kõik need asjad. Ja samal ajal oli tal rämedalt seda ruumi vaja, et kus tööd teha. Et siis ta võitis selle ära ja nii läks, aga nüüd pidid normaalsed tüübid seal olema ja on nagu asi korras parem. Aga ikkagi tahaks ju saada lepingusse kindlad punktid ja et endal oleks kindlam olla. Mitte nii, et seal on praegu kirjas põhimõtteliselt, kui midagi on vaja remontida, siis ma võin katust remontida, mida kõike seal on. Et siuksed asjad on veits lambisid. Siis jah, ega see oligi põhimõtteliselt see teema ja nüüd ongi siis see plaan, et siis eks ma kirjutan esmaspäeval advokaadile, et ta teeks siis muudatused lepingusse ära ja saadaks selle või siis saadaks mulle lepingu ja 2 nädala pärast saame siis pinnaomaniku kokku ja räägime näost näkku ja suhtleme ja vaatame. Näitame talle seda lepingut, mis ta sellest arvab. Et niimoodi sellega, aga jah, jutt on ikka see, et põhimõtteliselt räigelt tööd on rämedalt, et seal on vaja keegi appi võtta, sest lihtsalt ei jõua ära teha muidu neid töid. Aga esimene aasta ma ikkagi vaatan niisama, kuidas asjad liiguvad ja lähevad ja siis vaatame, kes, kuidas, millal, et kas tahaks ju võtta küll kedagi tööle ja oleks idekas, sest et kui tööd on, siis miks mitte, et kui ma üksi ei jõua ära teha kõike, siis oleks hea, kui keegi appi tuleb mulle. Aga eks seda vaatab, kust ja kes tuleb, ega Eestist vaevalt kedagi siia kutsuma hakkab. Kutsuda võib, aga kes see tuleb siia, et niimoodi lihtsalt, et ta ei tule Hispaaniasse elama ja tööd tegema. Et nii kerge see ei ole. Aga vaatame. Ja siis niisama rääksime aega ja väheks mingi 2 tundi seal vestlesime, oleks võinud pikemalt ja veel ja seal restoranis oli ka selle kohamaanik oli siis see, kes pärast mind tuli, et tema poeg tahab seda töökoda endale saada, aga ei, vihane ega midagi olnud, ütles, et kui alt ära hüppan, siis annaksin kohe teada, et ta on kohe valmis võtma ja soovis edu ja oli normaalne end, tõi meile pärast sinna tasuta veel mingeid siukseid väikseid pirukakesi või asju, saiakesi süüa. Täitsa vinks-vonks, tibens-tobens oli. Ja jah, mingi aeg ikkagi kindlalt vaja proovipäevale minna ja igast asjad, mis seal on. Siis ma ei mäleta, võib-olla veel midagi, võib-olla ei ole, ma ei mäleta, lihtsalt tegelikult juttu tuleb nii palju, aga ma ei filmi seda kohe ja siis ongi siuke tõmblemine rohkem. Aga siin on meil siis valmis Aafrika Twin. Päris hull töö oli õhufiltreid vahetada, siit neid plastikuid maha saada, sest ei julge väga kangutada kohe alguses, et asjad katki ei läheks niimoodi. Aga pärast teine pool läks juba natuke kergemini. Kõige hullem oli lõpuks panna see raam tagasi külge, sest et see ei ole originaal ja see läheb päris raskelt tagasi. Nüüd on paremini küljes, kui ta ennem oli. Kui ta ennem tuli, olid mingi hetk, kui ma külge panin, avastasin, et siin all need peavad pesades minema. Kui ta tuli, oli siit, need ei olnud pesades, et need olid siit lahti eemal üks sellest raamist ja värki. Et nüüd on see paremini küljes, nii nagu peab ja sai see tehtud, siis oli õli läheb ka nagu õhufiltreidki 2 tükki, õli lased 2 kohast välja, 2 punni ja õlifiltreid on 2 tükki, üks on siin ees, mis on siis mootoriõli jaoks ja teine on siis see DCT käigukasti jaoks. Sain need kergelt tehtud, põhjakaitse tuli alt ja korras. Siis tõmbasin ilusti puhtaks ära, ennem oli laipasid ja asju täis, aga nüüd, kuna sai siin kõike näpitud, siis ma nagunii mõtlesin, et näpujäljed on vaja maha tõmmata, et oleks ilus puhas. Sai siin juba terve esiots põhimõtteliselt tehtud, kätekaitsmed, peeglid, asjad, tõmbasin siis ainega natuke kõik üle ja sai ka kenaks, ilusaks ja Aafrika Twin on ikka üks kena ratas. See on äge asi ja sellega, see oli ennem nii räpane. Siin on endiselt näha, et siin on mingid laipasid, aga see, mis ta ennem oli, ennem oli ta puhastanud, seal oli kõik need puhastusjäljed peale värki. Nüüd näeb sõita vähelt, nüüd on idekas ja viimaseks sai kett
kett läks, tuli välja palju ilusam, kui ma oleks oodanud. Ma arvasin, et see on hullemas seisus. Või noh, väliselt oli hull, aga ega on siuke, et kui see hakkaks Iirimaale sõitma, siis võib-olla natuke mõtleks. Ta sõidaks ära, teooriast peaks ära sõitma, aga noh, ei saa öelda 100% kindlalt. Pigem mingi hetk vahetaks ära. Otseselt ta venind ei ole nii pikk palju või kulund, et on täitsa rohelises veel. Aga siin on jäikasid lülisid ja asju. Et noh, mingi aeg peaks mõtlema selle peale. Aga äge ratas. Täiega tahaks endale Aafrika Twinni. Aga lihtsalt noh, mille taha see jääb? Ikka raha taha nagu alati. Et alustame odavatest ja siis vaikselt liigume ülesse summadega. Võin ilma automaatkastitega võtta, siis on odavam. Aga oi, rohkem ei olegi. Nüüd läksin vastu peeglit. Peegel ei liikunud kuskile, lenks liikus. Põhimõtteliselt ei olegi midagi rohkem võime siia vaadata. Eile tulid mõned tonad 10-20 eurot isegi peaaegu. Et nüüd on üle 6600 euri. Siin peaks olema vist nüüd 19 päeva. Et hakkab tulema ligemale see päev. Ja veel mis? Natuke hakkab närvi kadla või siuke ärevust juba sisse, sest eile, kui istusime seal restos baaris, mis iganes koht oli, pubis, siis küsis ka, et kas ma tahan, et ta paneks juba töökojale ülesse siis sildi või märgi, et toimub nii-öelda omaniku vahetus, aga kõik läheb edasi ja et siis ta saab hakata, kliendid näevad ja siis ta saab juba klientidele rääkima hakata ja kõik need asjad ja siis on see, et okei, see nagu hakkab juba päriselt nagu asjaks minema, et natuke hakkab juba tuhin sisse tulema, närv sisse tulema. Eks me näe, kuidas siin siis minema hakkab. Loodetavasti on hästi palju tööd, saab hästi kõvasti rapsida, et natuke kohe jalad alla töödata endale, et oleks natuke vähem seda igakuist väljaminekut pärast ei oleks põdemist, et raha läheb üle 1,5 tonni, hakkab iga kuu minema kindlasti, et summad on suured, mis siis maja peale ja selle peal läheb pluss söögid ja asjad, et vaatame, 2 tonni äkki läheb isegi kuus ära, kus sööki tegelikult. See on päris julm, aga mis sa teed? Algus peabki raske olema, et siis pärast kergem on, et pole hullu. Aga see on praegu kõik selles mõttes, et järgmine nädal Historia juurde pean minema, panema aja kirja, et teha siis, et paneks mind sinna mingi industriasse kirja, et ma nüüd töötan sellel alal. Siis Juani juurest läbi, tema paneb siis, mina annan talle oma pangakonto numbri Hispaania, siis tuleks elektrikontrolli, mida peab iga 5 aasta tagant kontrollima, see maksab 350 €, selle maksan mina. Sest et ta oleks muidu selle jätnud niisama, et kuna ta enam nagunii ei tee, siis tal poleks mõtet olnud sellega tegeleda, aga ta kutsub tüübid kohale, las vaatad üle ja automaatselt läheb mul raha maha. Et siis on juba minu nimel see maksmine ka toimunud ja nendega on korras. Et vot, niimoodi need asjad liiguvad ja iga aeg hakkab otsa saama. 19 päeva põhimõtteliselt, siis on see, kus tema lõpetab ära. 21 mai on viimane päev ja siis ta ütleb, davai, tšau, rohkem tema ei tee. Aga ütles, et alati võib kutsuda, helistada, võib appi tulla, aidata, rääkida, kõik, sellega pole probleemi. Lihtsalt tal saab siis see litsents läbi, et ta võib tööd teha. Ja nii on, 22 mai ma võiks tööle hakata, aga ma arvan, esimesed 3 päeva siis see on reedene päev, on 22 mai, ma teen reede, laupäev, pühapäev, äkki kolin asju, võtan siit mõned asjad, tööriista, käru, keevitused, asjad, tutun seal veel koha peal rohkem. Ennem kindlasti käin proovipäevadel, aga tutvumas süsteemide asjadega, aga mingid asjad võtab siit kaasa, natuke majandab seal ringi, võtab siit riiulid kaasa, paneb vedelikud asjad kuidagi käe järgi ära ja siis hakkab töö pihta, siis hakkab räme rapsimine pihta. Hästi, praegu on kõik, vaatame siis, mis järgmine nädal uut jälle on ja räägime. Davai, tšau siis!